Tere! Mina olen Katja Novak ja te kuulate podcasti nimega Litorit, mis ukraina keeles tähendab kirjanduse suvi. Ja me vestleme täna tõlkija Ilona Mortsoniga, kes tutvustust ilmselt ei vaja. Nüüd kõigepealt tere! Tere! Küsin sellist asja, et kui avad Wikipediat, siis kohe näed, et sina oled sündinud Kiievis ja paljud võib-olla ei tea seda, aga paljud ei googelda ka, eks ole. Ja kui me oleks praegu Kiievis ja mis linna osas sa üles kasvasid, kuidas me sinna saaks, kas trolliga või bussiga või kaugel see üldse on? No tegelikult mina sündisin Kiievi kesklinnas Petšerski rajoonis ja minu esimene kodu asus Lassi-Ukrainka pulvaril, kuna see oli ühiskorter vanas tsaariaegses majas ja minu meelest praegu asub seal hoopis Kiievi oblasti prokuratuur selles majas. Aga kui ma olin päris väikene, 2-aastane, siis, või ei olnud veel 2, siis nagu tollal juhtus, hakati neid ühiskortereid nagu laiali lööma või ümber tegema ja kõik meie ühiskorteris siis elavad naabrid said korterid Uuslinna ossa. Selle koha nimi oli siis Liissovõi massiiv ehk siis metsamassiiv ja see ehitati Kiievi vasakkaldale. Metroo peatus oli tol ajal Pionerskaja, mis praegu on Liissova ja metroo peatusest läks veel sellesse rajooni troll ja hiljem käis marsruut takso. Nii et veel oli vaja 20 minutit sellega sõita, enne kui kohale jõudis. See oli tohutu suurte paneelmajade rajoon metsa sees, magala rajoon. Aga see on mul meelde jäänud, ma ütleks ausalt väga hubase ja toreda kandina. Sest see aeg, kui ma sündisin, Kiiev tohutult kasvas ja väga palju maainimesi tuli pealinna elama ja minu meelest nende elulood selles mikrorajoonis väga palju sellest maaelust ei erinenud. Et ikka ehitati mingisuguseid kuurikesi ja peeti tuuvisid ja lapsed hüppasid lahtiste nende purskkaevude voolikute all suure palavaga. Mets, linna, siis tänav lõppes, algas kohe Männimets. Ma mäletan, et me käisime vanaisa vanaemaga seal jalutamas ja seeni korjamas, kasemahla võeti agarasti, et inimesed tookord olid kuidagi nagu maaga rohkem seotud, vähemalt see on mul nagu meeles. Ja ka minu vanavanemad olid pärit maalt, nad olid küll linna tulnud peale siis teise maailmasõja lõppu, aga ikkagi need juured oma kodukohaga oli neil säilinud, siiamaani on säilinud. Minu ema on sündinud siis Tšernihivi oblastis Ohhamevitši külas 40. aastal, vahetult enne sõda. Sellega on mul üks naljakas lugu. Ma ei tea, kas et ühesõnaga mu ema elab Eestis aastast 1972, aga ja meie siis kolisime Eestisse ka praktiliselt kohe pärast seda, kui siis vanemad said selle paneelmaja korteri, vahetati see korter välja Tallinna vastu. Aga hiljuti oli vaja passi uuendada ja rahvastikuregistris selgus, et minu ema on küll pandud sünnikohaks Tšernihivi oblast Venemaa. Ja mu ema ütles, vabandust, aga see ei ole Venemaa. Ametnik klõpsutas, ütles, ei ole jah. Aga et te peate nüüd esitama avalduse, et te ei ole sündinud Venemaal, vaid Ukrainas. Siis mu ema ütles, teate, ma olen vana inimene. Et kui see on teie probleem ja te peate ise selle asja nüüd ära klattima.
aga ma kahtlustan, et see kusagil ikkagi mingites andmebaasides on kirjas Tšernihivi oblast ja Venemaa minu ema sünnikohaks. Kurb ja naljakas selline bittersweet nagu, aga noh, mis teha? Ega siis ikka juhtub rumalusi. Aga te kolisite Tallinna praktiliselt pärast sinu sündi, eks ole, et mitu aastat sa oled köiulanne olnud? No ma olengi 2 aastat olnud siis nii-öelda ametlikult. Aga et noh, mul elasid ikkagi vanaisa ja vanaema seal ja minu ema oli siis selles Kõivi Küberneetika instituudis aspirantuuris, noh ta matemaatikahariduselt ja kaitses kandidaadi väitekirja ikkagi Kõivi Küberneetika instituudis, mis toimus 70ndate lõpus. Nii et praktiliselt kogu mu siis lapsepõlv oli seotud sellega, et me ikkagi sõitsime Kõivi Tallinna vahet küll lennukiga, küll rongiga, noh igate moodi. Et kuna mu isapoolsed vanavanemad olid surnud mõlemad selleks ajaks, siis need minu Kõivi siis vanaisa vanaema olid ainukesed vanavanemad, kes minul üldse olid. Kas praegu keegi elab ka seal? Minu siis vanaema õde, tal oli 2 last ja need lapsed ja nende pered on siis Kõivis. Siis ühel pojal oli 1 poeg ja teisel siis tütrel on 2 poega ja nendel omakorda on omal lapsed. Ühe siis vanatädi tütre lapselapsed, siis 2 tüdrukut elavad praegu Inglismaal nagu sõjapõgenikud, aga pojad on muidugi Ukrainas. Ja teisel pojal on siis 2 last, nemad siis on Kõivis. Jah, raske on. Kas võib öelda nii, et sellepärast, et sa kasvasid üles 2-keelses perekonnas või mitmekeelses perekonnas, see mõjutas kuidagi seda valikut, et sa hakkasid mingi hetk tõlkima? Või oli sul vahet lapsepõlves, mis keeles raamatuid sa lugesid näiteks või laenutasid raamatukogust? Või? Jaa, muidugi on see mõjutanud mind, et ma arvan, et ega ma muidu ei oleks hakanud vene keeles tõlkima ja tegelikult ka hiljem ei oleks julgenud ukraina keeles tõlkida. Aga tegelikult oli see niimoodi, et ikkagi väga suur asi lapse jaoks on see, et erinevad tähestikud on. Praegu ka, kui mõtleme selle ülemineku kooli peale, siis tegelikult lapsel on raske 2 tähestikuga nagu koos töötada, et need nagu lugema õppimised vähemalt minul tulid erinevatel aegadel ja ma õppisin kirillitsas lugema varem, kui õppisin siis ladina tähtesid lugema. Nii et kirillitsa ma õppisin ära umbes 5-aastaselt ja ladina tähed umbes siis, kui ma lasteaias sain hakata järjepidevalt käima, ehk siis 6-aastaselt ja siis 6-aastaselt ma läksin ka kooli ja siis sealt õppisin ka ladina tähtedega lugema, et see kuidagi käis nii. Aga tegelikult raamatuid ma ikkagi eelistasin, kui ma elasin Eestis, siis ma eelistasin lugeda eesti keeles. Samal ajal kui Kõivis muidugi meil olid ukrainakeelsed raamatud ja eks ma lugesin siis neid, nagu ma oskasin, eks ole, ukraina keeles. Ja olid ka venekeelsed raamatud ja seal oli vist tegelikult suureks pöördepunktiks see, kui ma 9-aastaselt sattusin Kõivis haiglasse. Ma olin, tollal oli pikalt hoiti inimesi haiglas ja siis, kuna ma olin täiskasvanute palatis, suures 8 inimesega palatis, siis minu ema sõbranna, kes oli Ukraina, juudi, vene, segu, eks ole, tõi siis oma raamaturiiulilt mingeid raamatuid. Ja mis seal oli? Astrid Lindgren ja siis oli mingisugust vene kirjandusklassikat,
siis oli seal täiesti sellised raamatud, mis ma ei oskagi öelda, kus nad on, eks ole, aga ma lugesin kõik läbi, kuna lihtsalt oli nii igav. Ja pärast seda ma nagu võib-olla natuke rohkem lugesin vene keeles, eriti kui kohustuslikus kirjanduses tookord oli ju ikkagi hästi palju vene kirjandust. Ja siis minu ema nagu põhimõtteliselt Eesti tõlkeid ei ostnud, sest tema arvastas olid nad kõik nii halvad ja siis mul oligi vaja lugeda seal Jevgeni Onegin läbi vene keeles ja Tolstoi Sõda rahu ja nii edasi, eks ju. Praegu tegelikult hiljem ma olen aru saanud, et ei ole need tõlkeid nii halvad midagi. et tegelikult on meil väga hea Jevgeni Onegini tõlge Peiti Alverilt. Ühesõnaga, mina lugesin, ma küll rääkisin seda juba kuskil vist, et lapsepõlves mina kirjutasin ümber neid muinasjutud, mis olid liiga pikad minu jaoks ja sellest hakkas minu nagu tõlkimise ja tõlgendamise see teekond, et ma lühendasin ja panin kuidagi kompaktsemaks, et milleks nii pikaks kirjutada. Aga kas sa mäletad, mida sa esimese asjana tõlgisid või? Tead, see oli niimoodi, et meil oli koolis inglise keelest vaja tõlkida ära luuletus Florence Nightingale'ist. See oli inglise keele programmis. Ja A-klassil muidugi Karl Martin Sinijärv säras seal oma tõlkega ja ma ootasin, et meie klassile ka antaks selline ülesanne. Mul oli juba tõlgitud see luuletus. Mõtlesin, et vot, see on nüüd mulle midagi. Aga meie klassile seda ülesannet ei antud. Nii et see on mul meeles. Võib-olla siis, kui oleks antud, võib-olla oleks meelde jäänud. Aga tegelikult läks seda pidi. Nii et midagi mul ilmselt ka kooli ajal juba oli. Aga siis mind huvitas inglise keelest tõlkimine. Et tookord ju inglise keel ei olnud nii domineeriv kui tänapäeval. Et seal 7. lõpp 8. algus ja sama palju õpiti ka soome ja saksa keelt vähemalt minu ringkonnas ja siis, aga mulle inglise keelt kohutavalt meeldis ja ma ei oleks üldse mõelnud, et ma hakkaks vene keelest tõlkima, et see nagu ei olnud üldse teema. Soome keelt oskasid ka või oskad? Nii palju, kui Soome televisiooni vaadates küll käia hakkas. Aga meil olid vanemad ju sellised natuke alternatiivsed, siis ega nemad ju telekat ei tahtnud osta, arvates, et massikultuur rikub lapse ära ja siis meile telekas osteti, kui ma olin umbes kas 10 või mingis niimoodi. Nii et päris varased asjad jäid mul vaatamata, aga hiljem ma vaatasin küll Soome telekat. Nii et passiivsel tasandil, mingi arusaamise tasandil kindlasti, ma arvan, nagu kõigil Tallinna inimestel see olemas. Kas sa mainisid, et lapsepõlves olid raamatud ka ukraina keeles või eriti see haiglajuhtumi ja nõnda, aga kas sa nüüd jälgid, mis toimub või enam-vähem nagu uurid, mis toimub ukraina kirjanduses? Ukraina kirjandus on juba praeguseks nii suur, et sealt jälgida, mis toimub, et see on ikkagi täistöökoht. Aga mida ma ikkagi olen üritanud vaadata, on see, mida tõlgitakse Ukraina kirjandustest teistesse keeldesse, et selles mõttes oli näiteks väga õpetlik see tabel, mis sellest Ukraina tõlke instituudist Translate Ukraine ja programmis saatsid. Ehk siis seda ma vaatan ja mingit ettekujutust siiski oman. Aga loomulikult ma ei võta üldse suud täis selles mõttes, et ma saaks nüüd öelda, et ma tean, mis toimub Ukraina kirjanduses. Ma ei tea, mul on tunne, et Ukraina kirjandus on väga paljuski töötab ikkagi oma inimestele. Et see on nagu Eesti kirjandusegi puhul või üldse nagu selliste nii-öelda väikeste kirjanduste puhul, et kõige tähtsamad on omad inimesed. Et nendele tuleb kirjutada. Ja minu meelest see ongi õige. Et see on midagi, mis on tähtis ja mis loeb ja mis kujundab inimeste identiteeti. Et see, kui palju tõlgitakse seda välismaal, on selge, et mitte kunagi ei tule seda sellist buumi, et me nüüd lööme läbi kusagil, eks ole. Ei tea kuidas.
aga samas, kas seda ongi vaja, et meil on vaja, vähemalt Eestis väga palju viimastel päevadel räägitakse sellest, et säiliks eestikeelne raamat üleüldse kui selline, et säiliksid lugejad, et see on tähtis. No see üks uuring, mis hiljuti tuli välja, et 150 aasta pärast või umbes, et kui praeguses tempos mitte 50, vaid 10 ja see uuring on Marju Lauristini koostatud lugeja uuring, mida tehakse siis tänu siis Marju Lauristinile, ma arvan suuresti, on seda tehtud siis 70ndate lõpust alates. Nii et nendel sotsioloogidel, kes sellega tegelevad, on olnud aega jälgida, kuidas eestlase lugemisharjumus on aja jooksul muutunud ja teisenenud. Ja see on väga huvitav teema ja väga oluline teema mu meelest. Aga mina usun, et esiteks Mari ütles ikkagi, et eestlased loevad, vaatamata sellele, et kõik räägivad ümberringi, et ei loe või selline hirm kipub peale minema, et ei loe. Tegelikult Katja loevad ainult vanad inimesed. Noored loevad vaata, meie sinuga loeme ka. Aga me oleme vanad juba. Ma lihtsalt vaatan mul on üks tütar saab nüüd see aasta 20 aastaseks ja ma ei näe seda, et ta nii väga loeks, eks ole. Ta on väga suur kultuurihuviline, ta oskab väga hästi inglise keelt, aga ma ei näe neid eestikeelseid raamatuid tema laual, kuigi tegemist on lapsega, kes on raamatute seas üles kasvanud. Ja see teeb natuke valvsaks ausalt öelda. Ei ole päris optimistlik ja minu meelest ka Lauristin tegelikult ei olnud optimistlik. Võib-olla sellel konkreetsel mingisugusel intervjuul ta üritas nagu asja rõõmsamaks teha, aga Lauristin ütles ikkagi seda, et 10 aasta pärast võib tulla see kriitiline hetk, kui eestikeelset raamatut ei ole kirjastajal enam soodne välja anda, sest et tiraažid on nii väikesed, hind on nii suur, inimesed ei osta. Ja siis panemegi poe kinni või mis me teeme siis nagu, et lähme laiali, anname ainult audioraamatuid välja. Ukraina kirjandust jumal tänatud, selline probleem ei kummita. Anna tead, sellest, et keegi ei loe, räägitakse minu lapsepõlvest saadik ka Ukrainas, et see hirm on kuidagi veres ja hinges, aga ma tahaks nagu rääkida pigem sellest, et kas kirjutada oma publikule, oma inimestele või kirjutada ka välis lugejatele. Ja see on ka üks igavene teema, näiteks Oksana Zabuškolevaga meeldib selle üle arutada ja tema arvab, et peab kirjutama oma inimestele ja kui tõlkija suudab, siis ta paneb nii palju joonealusid, kui on vaja ja prantsuse keeles ilmus, mul nüüd ei tule meelde mingi raamat ja seal oli 64 umbes ühe peatüki joonealust. Just, jagu, et nii palju, aga see on see laiem küsimus, mida ma esitan umbes kõikidele tõlkijatele, et mulle tundub, et Ukraina kirjandusel puudub välismaal kontekst. Et sa ei saa nagu viidata mingitele varasematele tekstidele, nagu sa ütled, et on saksa kirjandus või inglise kirjandus, no keegi ikka tuleb meelde nagu klassikutest. Kui sa ütled Ukraina kirjandus, ma ei mõtle praegu selliseid suure lugemusega inimesi nagu meie siin oleme, aga tavaline lugeja, Eesti lugeja, kes on ka raamatusõber, et talle, ma arvan, ei tule ühtegi Ukraina nimi meelde kirjandusest ja kui raamatus, mille kirjutas kaasaegne autor, ta ikka paneb seda kontekstit nagu sisse, et tema raamatutest leidub üsna palju selliseid viiteid või kultuurilisi vihjeid ja nii edasi, mida oleks siis raske tõlkida võõrkeelde, kui näiteks võrrelda, ma ei tea, inglise autoriga, kes viitab ja kõik nagu saavad aru, mida ta mõtleb. Mis arvamusel sina oled? Või kas sa puutud kokku selliste asjadega, et kontekst puudub, on raske või võimatu nagu tõlkida ilma, et sa hakkad lahti selatama? No minul on ilmumas just Maria Matiasi romaan Magusta Russia,
mis on siis minu esimene suurem töö Ukraina kirjandusega, et seni ma olen tõlkinud lastekirjandust, novelle, näitemänge, filme ja ma ütleks niimoodi, et üllatavalt palju asju, millest Mattias kirjutab, kuigi ta kirjutab kasutades selliseid sõnu, mida Ukraina õigekeelses sõnaraamatust ei leia ja nii edasi, et see keel tuli leiutada hästi, aga kontekst, see, et millest ta kirjutab, on nii Eestile lähedane. Ehk siis see on ikkagi 39., 40., 41. aasta sündmused, peale sõjaaegsed sündmused, inimeste kolhoosi sundimine, see, kuidas üks väike maalapp käib ühe peremehe käest teise kätte, see, kuidas, eks ole, külarahvas reedab oma liikmed, eks ole, vaikimise teema, asjad, millest ei räägita, millest isegi see ohver selles raamatus, isegi see autor ei ole kirjutanud, kuigi me saame aru, eks ole, et on mingid asjad, mis seal veel on, eks ole, millest ta ei ole kirjutanud. Ja et see kõik on Eestile, ma ütleks, et seal ei ole mitte mingisugust arusaamatust. Jah, võib-olla vajavad selgitamist Ukraina rahvakombed, usukombed, mingisugused igapäevaelu, mingid sellised maal elavate inimeste atribuutika, aga see on ju eestlased on ju ka maarahvas, seal ei ole nagu mingit erilist probleemi. Et mina küll ei tunne, et seda konteksti on vaja. Aga seoses sellega jällegi mul on üks kogemus, kui ilmus Andrus Kivirähki raamat Mees, kes teadis ussi sõnu prantsuse keeles. Ja tookord Eesti saatkond Prantsusmaal siis. Nad tegid sellise väikse programmi prantsuse ajakirjanikele, kes oleksid pidanud tulema Eestisse, lihtsalt vaatama Eestit, eks ole. Ja nad käisid siin, see oli kohutavalt külm, 25 kraadi külma, nad said siukse talvepuraka kätte, et paras neile. Aga siis minu käest küsis üks Eesti ajakirjanik, kusjuures ma ei tea, miks minu käest, mis mina siin üldse puutusin, aga ma olin mingil üritusel, see ajakirjanik küsis mu käest, nojah, et nüüd on see siis raamat prantsuse keeles, mis see prantslane sellest aru saab? Küsib ta minu käest. Ütlesin, ei tea, et äkki saab siis midagi aru, et on hea ju tõlget üldiselt kiidetakse. Ja kui see raamat hakkas Prantsusmaal niimoodi müüma, et see on nagu üks sellise eesti kirjanduse edulugusid. Ja praeguseks on ta tõlgitud juba umbes 20 keelde ja ukraina keelt tänu sinule on ilmselt viimane, millest soome keeles ei ole ka ilmunud. Soome keeles ei ole? Ei ole, jah. Mis asja? Ei ole, jah, soomlased ja üldse Skandinaavia keeltes ei ole ilmunud. Et jaa, et siis nagu tundub, et nagu ikkagi keegi midagi saab või et sellel on nagu mulle tundus mõte. Ka, et kui ma tõlgisin, mulle tundus ka, et sellest kõigest saadakse aru, et see ei ole nii need metsaelukombed, loodusega suhtlemine, toidud. Toiduga oli üks naljakas lugu. Põdra, liha ja põder kui loom on punases raamatus Ukrainas, sellega nagu. Aga see oli vist umbes ainukene asi, mis oli kuidagi väga eriline või omapärane, et Ukrainas nii ei tehta. See tõlke näiteks pidi seletama, mis asi on kiik või külakiik. Et siukest asja nagu Prantsusmaal ei ole, sellist kommet, eks ole, et on suur kiik ja inimesed kiiguvad ja see on nagu seltsielu üks osa ja mingid sellist asja. Ma mäletan, et sellega oli mingeid ühesõnaga, et ta pidi tegema viite, eks ole. Et seal ikka neid viiteid oli, aga mis siis? Aga nii suurt, ma ei tea, võib-olla prantslastega aga see tausta info ja kuidagi, et sa saad niisama aru, on küll ka ukraina keeles, et see jah, küll, aga tead, mis näiteks, mis on Eesti kirjanduses küll või Eesti lugeja vastuvõtus Ukraina kirjanduse puhul, kui ilmus Žadani Depeche Mode,
mis ju üldse sõjast ei räägi, vaid räägib ühe siis kontekst, eks ole, on Ida-Ukraina ja mingisuguste noorte kuttide joomaseiklused, siis ikkagi paljud lugesid seda kui Vene olustikku, et nad ei tajunud seda vahet selle, kuigi romaan on tõlgitud ukraina keelest ja Riina Roast on suurepäraselt seda teinud, et nad ei tajunud seda vahet või nihet. Et vot seda ma küll panin tähele, et see oli küll nii. Et aga muus osas ma arvan, et kui nüüd tuleb seda uut ukraina kirjandust ja neid tõlkeid peale ja siis ehk siiski on see teistmoodi. Aga jällegi, et me võib-olla ei ole tüüpilised lääne lugejad, et meil on ikkagi Kobzar on tõlgitud eesti keelt juba 60-ndatel ja Lesja Ukrainka luuletused ja ütleme Ivan Franko ja et ikkagi ei ole päris nii, et me alustame tühja koha pealt. Okei, neid tõlkeid on võetud kui nõukaaja kohustuslikku kirjandust, aga samal ajal need on head tõlked, väga korralikult tehtud. Nagu osa on kohustuslik kirjandus, osa ei ole ka, sest see luule, mida Harald Rajamets tõlgis, ei olnud üldse kohustuslik, et ta ise tegi valiku ja ise pani neid kogud kokku, et nad on No jaa, aga tead sa, et nõukaajal eksisteerisid ju kvoodid, kui palju sa pidid tõlkima venasrahvaste kirjandust, palju vene kirjandust, palju eesti kirjandust ja palju siis seda Lääne-Euroopa kirjandust. Need olid kindlad kvoodid ja kui sa mahutasid oma valiku selle kvoodi alla, siis see võiski ilmuda. Ehk siis see oli see, mida Rajamets tegi. Jaa, okei, ma mõtlesin, et autorite vahel tegi valiku ka. Jaa, absoluutselt ja ta tegi väga hea valiku. et ma ütleks, et tänu sellele, et ta sattus Ukrainasse tööle oma nooruses, kui tal ilmselt üritades ennast päästa küüditamise eest, siis see nagu tegelikult oli Ukraina kirjanduse tõlgetele Eestis väga suur teene. Oligi jah. Ja mina tahaks näha ka, kuidas Metsalaul on jälle Tallinna linnateatris oli see lavastatud, aga võib-olla kunagi. Sa mainisid ka, et sa tõlgisid ukraina keelest kino ja näidendeid. Millega on tegust? Ma ausalt öeldes ei tea. No üks näitemäng oli, mille oli kirjutanud üks noor tüdruk ja minu meelest me käisime seda vaatamas ju isegi sinuga seal Kanuti Gildis. Ja. Eks ole, see oli tõlgitud ukraina keelest. Siis olid näiteks üks selline film nagu Shidnyak, mis on siis ERR-i tellimusel või nii-öelda, et nad tellisid minult supakad. Ja mingisuguseid seriaale oli seal veel, ma ausalt öelda ei suuda sulle nende pealkirju öelda, mingi komöödiasarjad eeskätt. Ja siis oli mingi komöödiafilm, mis oli juba sõja ajal tehtud, oli Aastavahetuse patrull. Ütleme, see on selline igapäevane tarbetöö, mis nagu aeg-ajalt on vaja aidata kolleege, et seda teha. Jah. Vikerkaarele olen aeg-ajalt midagi teinud, kui nad on palunud mingeid artikleid teha. Larissa Denisenko, see mingi artikkel oli vist hiljuti aastake tagasi. Ja vähemalt 3 lasteraamatut, mida sa oled. Ja need ongi see Larissa Denisenko, see Maja ja sõbrad, ehk siis Maja ja Malmõ. Siis on Sõda, mis muutis Randot ja nüüd praegu on siis samamoodi tegemisel. Eesti keeles vist jääb niimoodi, et taevatähed ja mooniseemned. Siin on natukene veel pealkirjaga on, aga see on ka Grafka raamat, ehk siis autorite duo Romana Romanyshin, Andrei Lessiv on siis 2 peale teevad siis autori raamatuid. Need on siis pildiraamatud, mis on väga
väga moodsad, väga kaasaegsed ja see, ma ütleks, et see, mida Andre Romana teevad, on ikkagi maailma tase. Et nad saavad kogu aeg mingeid rahvusvahelisi preemiaid, nüüd jälle said midagi. Et see on ikkagi täiesti omaette nähtus. Ja, need on väga ilusad raamatud ja mulle tundub, et nende see käekiri on hästi äratundav ja lastele on väga tuttav nagu see stiil ka praegu. Jah, aga nad ei ole nagu sellised, ütleme siis ilusad selles klassikalises tähenduses, vaid mina näen ikkagi hästi palju siin sarnasust 20. Nõukogude Venemaa ja ka Ukraina konstruktivismiga, kus nagu neid laste raamatuid tehti hoopis väga moodsalt, eks ole. Majakovski ja Lebedev näiteks kahe peale ja ühesõnaga neid oli ja lihtsalt selles mõttes Ukrainas kindlasti tehti neid ka ja lihtsalt nad lähtuvad sellest vanast traditsioonist, pannes muidugi sinna juurde igasuguseid muid asju, eks ole, aga neil on tõesti väga kihvt käekiri. Võib-olla seal on ka mingid kubismi juured ja ma ei tea, Malevitši. Jaa, Malevitš just, et see on näha kuidagi niimoodi. Ühes oma intervjuus ütlesid, et tõlgija teeb Sisyphuse tööd oma tõlgede kallal ja siis vaatab üksildaselt, kuidas see kivi veereb ikka alla ja tõstab ta jälle üles. Kas võiksid nagu rohkem rääkida, mida see tähendab ja kas Ukraina kirjandusega on ka siuke lugu, et see on Sisyphuse töö ja see kivi ikkagi ei jõua üles mäkke? Ei, tõlkija, eriti proosatõlkija töö on ju ikkagi laua taga ja tundide kaupa laua taga, et sa ikkagi ju sisuliselt taod arvutis uut raamatut. Et sinna pole midagi teha. Muidugi on ka Ukraina kirjandusega niimoodi, ma arvan igasuguse kirjandusega. Aga kui nüüd lohutust otsida, siis kunagi Paul-Erik Rummo ütles väga toredasti, et aga see on ju üks variant sellest originaalist, et pakkuge teie oma variant välja. Et nii lihtne ongi, et sina pakud lihtsalt oma variandi. Ja kui lähebki midagi kaduma, siis see on sinu variant. See on üks sa oled see interpreteerija, eks ole. Nii et jaa, aga mis veel? Luuletõlgijate puhul öeldakse vahel, et see on tõlkeproov, et see ei ole nagu lõplik, et see, mis sa postitad või avaldad kuskil, see ei ole tõlke, vaid tõlkeproov või tõlkekatse siis nagu. Jah, aga proosa puhul me oleme, vähemalt Eesti nii väike kultuur, sa ei saa lubada endale, ma ei tea, iga 10 aasta tagant uut tõlget, eks ole, ühest ja kindlast raamatust, et me oleme ikkagi harjunud sellega, et mingisugused suured klassikaliste teoste tõlked, hästi, seal näitemängude puhul tõesti on võib-olla Hamleti tõlkeid, on erinevaid, eks ole, üks on see Georg Meri tõlge ja siis on see, mida mängitakse teatris, eks ole, praegune Draamateatri versioon on vist otsapidi natuke Maiti Unt ja natuke Georg Meri, eks ole. Ühesõnaga, et seal ikkagi käivad need varieerumised, aga ütleme sellise Ukraina keelest tõlgitava puhul, ma ei usu, et keegi hakkaks seal Taras Ševtšenkot uuesti tõlkima. Kusjuures üks tema luuletus, see Zapovid, on tõlgitud 14 korda. Et see on täitsa edulugu. 14 korda erinevad tõlkijad Eestis on tõlkinud. Mis puhul siis selline? Ma ei tea. Kas see oli mingisugune? Oleks kellegi käest küsida, ma oleks küsinud hea meelega, ei tea. Ma lihtsalt lugesin mingis teadmikus, et see Kopsaar ilmus 61. aastal, aga kõige kuulsam luuletus Zapovid ehk Testament, seda tõlgiti umbes 14 korda ja ilmus perioodikas ja võib loomulikult kontrollida arhiividest, kas ikka 14 korda, aga see ei ole vähemalt, et minu välja mõeldud mingi see on huvitav sellepärast, et
et siis oleks huvitav neid versioone võrrelda, eks ole, mille kaudu on need tõlked tehtud. Mõned, ma eeldan, olid vene keelest, mitte otse ukraina keelest. Ma kahtlustan ka, et nii on, jah. No näiteks hiljuti ma otsisin mingeid laste muinasjutte ja ma pean tegema ERR-ile sellise jõulukalendri ja seekord ma mõtlesin, me teeme ainult muinasjutte põhjal, ma mõtlesin sinna Ukraina muinasjutte otsida ja leidsin sellise kogumiku nagu siis, kui loomad veel rääkisid, mis on tõlgitud vene keele kaudu, nii et ma tegin sinna uue tõlke nagu ukraina keele kaudu. Et siis oli väga huvitav vaadata, mida siis need venelased sinna juurde olid toppinud. et nad ju topivad juurde, no mis see siis on? Ei, see on üldiselt, sellest võib pikalt rääkida, sest vene tõlkekultuurist, mis on ikkagi täiesti hämmastav. Ja nad ise arvavad, et nad teevad teksti paremaks. No las olla, jah. Nii et me ootame Magust Arusjat, Maria Mateusi oma sinu tõlkes varsti, loodetavasti suveni kindlasti ilmub see aprillis juba Loomingu raamatukogu sarjas. Aga viimane küsimus, et mida sa ise praegu loed ja võib-olla sa saaksid just seda raamatut soovitada või seda autorit näiteks, keda sa loed praegu? No, ma loen praegu Tõnu Õnnepalu tööpäeva. See on siis Eesti autor, kes tutvustamist ilmselt ei vaja. See on mul selline öökapi raamat, ma natuke haaval seda igal õhtul loen. Sellepärast, et ega seal ju suurt ei juhtu peale selle, et autor töötab puukoolis ja kirjutab seda nagu ikka, mida ta näeb. Aga Tõnu Õnnepal on selles mõttes huvitav autor, et kuigi tema raamatutes midagi ei juhtu, on need ikkagi väga nauditavad ja huvitavad ja intellektuaalselt nagu ligitõmbavad, ma ütleks. Nii et see on nüüd see, mis ma loen. Jah. Aga siinkohal siis lõpetame ja aitäh, et kuulasite. Teiega oli podcast Liito Litl, podcast Ukraina kultuurist, kirjandusest ja tõlgetest. Aitäh!